Endiselt liigub tänavatel väga palju hulkuvaid kasse, kelle ürgne tung kevadeti tõuseb. Just seetõttu nimetatakse kevadet varjupaigas kassipoja hooajaks. Kusagil vara kevadel, aprillis hakkab meile üha rohkem ja rohkem kasse ja kassipoegi ja kassipesakondi varjupaika sattuma ja see hooaeg lõpeb alles kusagil oktoobris-novembris. Päris palju satub meile ka tiineid emakasse, kes toovad siis pojad ilmale siin või leitakse lausa ilma emata väikeseid kassipoja pesakondi ja nii et jah, üsna varsti on meil kõik ruumid siin kassipoegi täis. Kindlasti kassipidajad võiksid oma loomad ära steriliseerida, kastreerida ja number 2 mitte lasta neid omapäi uitama. Varjupaigad alustasid koostööd lemmikloomatoidu tootjaga Hills, mille raames kogutakse toitu just varjupaiga kassidele. Selline kampaania on oluline, sest meil on päris palju loomi, kellel tänasel hetkel ei ole kodu. Ja varjupaigad näevad väga palju vaeva, et neid toita, ravida, neile olemas olla. Meie omalt poolt kindlasti saame siis aidata sellega, et me annetame neile kvaliteetset toitu. Et inimesed, kes siis ostavad seda toitu, teevad nii-öelda omapoolse toetuse, nad ostavad tegelikult ju oma lemmikutele lihtsalt igapäevaselt seda ja meie anname siis omalt poolt ka selle panuse. Kampaaniaga on juba liitunud 80 müügikohta ning annetuste kogus sõltub toidu müügist. Eelmise aasta kampaania jooksul koguti üle poole tonni toitu. Sel aastal on eesmärk juba 1,5 tonni. Varjupaika aitab see annetus palju, eriti just hooajal, kui väikestel on eritoitu vaja. Kuna ta on ka hooajaline, siis on see tohutu suureks abiks, sest see on selline väga spetsiifiline toit, mida meil on vaja ja loomulikult, kuna meil on nii või 80% varjupaiga hoolealustest on kassid, siis kassitoitu ka täiskasvanud kassidele kulub alati rohkem kui näiteks koeratoitu. Lisaks toidule on suureks kuluks ka veterinaariteenused, seega annetusi ootab varjupaik headelt inimestelt endiselt. Eelmisel aastal leidis varjupaikade MTÜ uue kodu 1570 kassile.